Tere, olen Anneli sihtasutusest Archimedes ja räägin teile lühiajalise õpperände toetusest. Toora Pluss üldse on mõeldud tudengitele välismaal koostöö tegemiseks, välismaal õpinguteks, rahvusvahelistel projektidel osalemiseks. Ja Toora lühiajalise õpirände toetust saavad taotleda magistrandid, doktorandid, arst-residendid, integreeritud õppekava üliõpilased. Neil on nüüd üheks tingimuseks, et neil peab olema vähemalt 180 ainepunkti ulatuses aineid läbitud või siis kuni 35-aastased õppejõud või teadlased, kelle doktorikraadi kaitsmisest ei ole möödas rohkem kui 5 aastat. Nüüd põhiõppe üliõpilased kahjuks sellest toetusest stipendiumi küsida ei saa. Milleks siis lühiajalise õpirände toetus mõeldud on? See on mõeldud siis välisriigis konverentsil, koolitusel, seminaril osalemiseks, miks mitte töögruppides või siis individuaalse töö tegemiseks raamatukogus või siis teadusasutuses, mõne ülikooli juures, tööjuhendajaga, konsultatsioonid või siis ka välitöödel osalemine katsetel. Toetust me anname kuni aasta 2022 lõpuni ja senine praktika on näidanud, et keskmine toetus lühiajaliseks õpirändeks on 1100 eurot. Toetusi saab taotleda 21 Eesti erineva kõrgkooli juures ja selleks on vaja pöörduda kõrgkooli esindaja poole. Lühiajalise õpirände maksimaalne pikkus saab olla 30 kalendripäeva ja sinna sisse arvestatakse juba ka sihtkohta edasi-tagasi reisimise aeg. Taotlusvoorud algavad või toimuvad iga kuu 10. kuupäeval ja mitu korda võib tudeng toetust taotleda, kindlasti tekib küsimus, siis meie poolt piirangut ei ole. Kuigi piirangu võib seada ülikool, lähtudes enda siis sisemistest prioriteetidest, võib-olla rahvusvaheliste koostöö eesmärkidest või siis võrdsest kohtlemisest, seda ütleb juba ülikooli esindaja koha peal. Õpirände kestvust tõendab siis ürituse ametlik ajakava või siis juhendaja poolt kinnitatud individuaalse töö plaan, loomulikult kutse. Lühiajaline õpirände iseenesest koosneb 4 osast. See on siis üritusel osalemise tasu, mille aluseks on siis arve ja seda makset tõendav dokument. Teiseks on päevarahad. See on 32 eurot ühe päeva kohta. Siis on õpirände majutustoetus, mida arvestatakse siis ühikuhindade alusel ja siis ka sõidutoetus, mida arvestatakse samuti ühikuhindade alusel. Kuidas siis sõidutoetust arvestatakse? Selle jaoks on Euroopa Komisjonil olemas üks väga vahva veebipõhine kalkulaator. Sinna tuleb sisestada siis siht ja lähtekoht. Antud näite puhul on siis see Tartu linn, kus sõitu alustatakse ja soovitakse sõita Rooma. Kokku tuleb see veidi üle 2084 kilomeetri ja sõidutoetuse summa on siis 360 eurot. Kui nüüd juhuslikult sõidudistants jääb alla 100 kilomeetri, siis hüvitatakse kulud stipendiaadile kuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 180 eurot. Rahastatakse siis nii Eestist kui välismaalt algavad reise. Ainult ühel suunal reisimiseks nüüd toetust ei saa, see tähendab, et sõit peab olema, see sõidutoetus on mõeldud edasi-tagasi kulude katmiseks. Ja õpirände jooksul ei saa ka mitmes sihtlinnas õppida, ehk sihtlinnaks saab olla ainult üks. Isikliku sõiduauto kasutamine ei ole keelatud, kuid palun leppige see kindlasti sihtasutusega enne kokku, kui te hakkate lepingut sõlmima, see tuleb kooskõlastada. Ja oluline on meeles pidada, et õpirände majutus- ja sõidukulusid ei tohi katta teistest finantsallikatest.
õpirände majutustoetust makstakse välismaal viibitud siis ajal ehk ürituse toimumise ajal. Ürituse toimumise aeg tuleb teil siis ürituse ajakavast või siis individuaalse tööplaani pealt, mis peab olema juhendaja poolt siis kinnitatud. Majutustoetust ei maksta kindlasti öö eest, mille te veedate transpordivahendis. Majutustoetuse määramisel kasutatakse siis 3 aastat, millest tuleneb ka toetus 1 öö kohta. Kui see on näiteks 2 kuni 6 päeva üritus, siis 1 öö maksumus on 80 eurot. Aga oluline on meeles pidada, et majutustoetuse arvestuseks on ööde arv ehk 6 päeva jooksul saate te ööbida 5 ööd. Kui see ööbimiste arv on juba suurem kui antud näite puhul 6, siis tuleb päevaraha või ööbimise raha juba natuke väiksem. Siin on ka hea näide selle kohta, et 6-päevane majutus, kuidas arvestatakse 5 ööd, võtke see ette ja see ei tekita mingeid raskusi. Kuidas siis taotleda? Kõrgkoolide juures toimuvad taotlusvoorud kuu alguses, see on tavaliselt 1. kuni 10. Kõrgkool valib stipendiaadid välja ja esitab need sihtasutusele 10. kuupäevaks. Iga kuu 10. välja arvatud juulikuu. Juulikuus taotlusvooru ei toimu. Nad esitatakse siis sihtasutusele Archimedes taotlussüsteemi ja edaspidi suhtleb juba stipendiaadiga sihtasutus ise. Stipendiat peab täitma andmiku taotlussüsteemis, lisama sinna juurde kõik vajalikud dokumendid. Sihtasutuse töötaja vaatab need üle. Kui seal tekib lisaküsimusi, siis ta kindlasti võtab ühendust. Kui kõik on korras, sõlmitakse stipendiaadiga leping ja võibki hakata varsti toetust kasutama. Raha laekub arvele ja õpiränne võib alata. Oluline on meeles pidada, et õpirändelt kui tulete, siis tuleb sihtasutusele esitada kindlasti üritusel viibimise kinnituskiri ja see peab olema originaal. Osavõtutasu arve, tõendav dokument, et te olete selle maksnud ja siis ka ürituse täielik programm. Kui te olete juba taotlemisel juhuslikult esitanud nii ürituse programmi kui ka osavõtutasu arve, seda makset kinnitava dokumendi, siis neid uuesti esitama ei pea. Piisab, kui te esitate kinnituskirja originaali. Dokumendid saate tuua siis Archimedesesse koha peale või saata postiga. Kui teil tekib lisaküsimusi või teil jäi midagi olulist märkamata, siis võtke julgesti ühendust. Marge Teder aitab teid meelsasti ja head taotlemist. Aitäh!